Märtsis ametisse astunud uus valitsus on nüüd valmis saanud koalitsioonilepingu. Pealkirja peale me pole mõelnud, aga kõige olulisem on kaitsevõime kasv. Riina Solmanile jääb koalitsioonileppest aga peamiselt meelde valetamine. Jürgen Ligi juba ütleb, et tema ei kavatsegi koondada 20% ametnikest, mida see alusleping lubas, ehk tegelikult hakkab see valetamiste jada jälle pihta. Pole parata, mina austan väga Eesti riigis ametnike tööd. Nad on meid hädast välja aidanud korduvalt, nii et lausaline koondamine kindlasti meid õnnelikuks ei tee. Pipi, aga see valetamine nüüd ikkagi, see hakkas ju Kaja Kallasest pihta. Lugege mu huultelt, maksud ei tõuse. Saame me valitsusse uude, kohe maksud tõusevad. Aluslepingus lubatakse 20% koondada ametnikke, vaatame, ei kavatsetagi. Ja muidugi seda juttu, mis Jürgen Ligi meile sinna juurde räägib, et kõik on julgeolekule. Me teame väga hästi, milleks on Reformierakonna valimislubaduse täitmiseks 500 miljonit ja nii-öelda siis see Reformierakonna nimetatud tulumaksuküür, mis ei olegi küür, aga on madalapalgaliste maksuvabastus kaob ära. Ma isegi ei kuulanud seda lõpuni, sest sinu jutt tuletab mulle meelde neid tõsiusklikke, kes ei oska piiblist kuidagi midagi muud ega peidetud välja lugeda kui ainult seda, mis on mustvalgel kirjas. Kõik need lubadused, mis on antud, ma usun, raudkindlalt saavad täidetud, sest nende kõigi eesmärk peab olema saavutatud. On see siis ajutine julgeolekumaks, millest rääkisime esmalt, kui meid tabas see vapustus, sõda meie piiri taga nii-öelda. Me teame, et sellest ei piisa. Me peame leidma ikkagi sellise püsiva julgeolekuks vajaliku rahastuse ja pole parata, sinna tuleb ühiskonnana panustada. Sellel nädalal tutvustati meile prügireformi. Omavalitsused hakkavad korraldama, et igal pool oleks kättesaadavad 4 erinevat prügikonteinerit. Michal, kui ta oli kliimaminister, pani aluse ju mingisuguse naljakale jäätmereformile. Ja me kuuleme, et lisaks käibemaksule, tulumaksule, automaksule tuleb meil jäätmemaks, mida siis hakatakse uhkelt nimetama vist, ma saan jäätmetasuks hoopis. Jäätmehooldustasuks. Jäätmehooldustasu, vaadake, me ei ütle varsti enam käibemaks, me ütleme käibehooldustasu äkki. Ja nüüd üks selline uudis sulle. Jäätmehooldustasu on sinu arvel kogu aeg või sinu arve sees kogu aeg olnud. Lihtsalt seni maksid sa seda jäätmevedajale, sa isegi ei teadnud mille eest, sest hankel oli ta igaks juhuks pannud sinna ka oma kasumi osa sisse ja siis veel natuke peale. Kohalikud omavalitsused saavad nüüd ise hakata tegema hankeid nii, et nad näevad, kui palju miski maksab ja võtab selle korraldamise ees ka jäätmehoolduse siis korraldamise tasu. Kui praegu me kogume olmejäätmed liigiti 38% kogu mahust, siis 35. aastaks on siht 65%. Ma usun, et sina neid erinevaid anumaid kasutada, aga kas sa kujutad seda ette, et me paneme tohutu rõhu anumatele omavalitsus, kes ei suuda niigi talle täna pandud riigi ülesannetega toime tulla? No sellega on umbes nii nagu eestikeelsele haridusele üleminekuga. 30 aastat oleme rääkinud, inimesi koolitanud ja veennud. Teame, kuidas see lõppes või kuidas ta praegu siis, kust edasi läheme. Jäätmereformiga on sama lugu. Aeg-ajalt tundub see imelik, kõik on lapsest ja lasteaiast peale kuulnud, kuidas tuleb kuhu oma jäätisepaber ja kuhu paberkott panna ja ikka me ei oska. Aga jällegi, mul on sulle ka häid uudiseid, et sa ei peaks nii muretsema. Omavalitsustes on tegelikult need 4 prügikasti enamuses juba olemas, sest ega kohustus ei teki uue jäätmereformiga. See kohustus neid eraldi kastidesse panna, seda oma prügi sorteerida, on ammu kõigil olemas. Emadepäev oli juba mõnda aega tagasi, aga Riina Solman on siiamaani kurb, et presidendi aastaema väljakuulutamise traditsiooni enam ei ole. Emadepäevast on nüüd natukene aega mööda läinud, aga mina olen endiselt kurb, et vabariigi president jättis ära selle ilusa traditsiooni, et valitakse aasta ema üle-eestiline ja meil on emadepäeva kontsert. Samas on alati minus olnud nagu natuke küsimus, et kuidas seda kõige paremat ema ikka saab valida, kas kilode või grammide või sentimeetritega mõõta. Ja ma ise arvan küll, et ikkagi enamus Eesti emasid ongi aastaemad igal aastal. Meie teeme oma naistega, teeme pere sihtasutusega ja teeme ka pensionäride ühendusega ja valime me oma aastaema, teeme oma kontserdi, nii et kes tahab, jõuab veel tulla meie konkursile ja kuulutame välja juuni keskel.